Järgmine ettekanne, kui ma ei saa olla sama, siis saan alati olla parem. Ja kui siin me rääkisime vahel sellest, et kuidas suhtlema õppida, et see on suur väljakutse, et omavahel suhelda ilusti ja positiivselt ja mõistlikult suhelda, siis järgmise ettekandja valguses ma saan aru, et kui sa pead üldse õppima uuesti rääkima, et siis tegelikult vahel see enda mure tundub ikkagi väikene mure. Aga mul on nüüd hea meel siia ette paluda Marek Morel, kes siis järgmised paarkümmend minutit, mis mul siin iganes on. Pool tundi lausa. Nii. Ja Marek on isegi meil ringvaates käinud. Nii palju, kui ma mäletan. Kuidas on, kas ma võtad käsimikri või millega sa räägid? Käsimikri, okei. Tere. Slaidipult on sul ka, nii. See rohelisega saad edasi. Et siis puuepõra takistus, see on mõte, mida ma kannan kaasas igas enda tegemises. Sellega ma tulin ka täna siia. Ja nüüd ma näitan mõnda videot endast, et natuke tuttavaks saada. Kooli ajal meeldis mul väga tantsida. Ja tantsule lisaks ma olin väga aktiivne võtmaks osa peaaegu igas võimalusest, mis pakuti. See oli selleks, et nüüd avastada, mida ma tahan suurena teha, mida ma tahan peale kooli teha, mis minust saab. Muidugi see aeg ei olnud nii suurte sõnadega ja sügava mõttega. See oli rohkem siuke, mida ma viitsin, mida ma saan ja mida ma tahan teha. Aga nüüd tagantjärgi mõeldes ma tegelikult juba, kui otsisin seda, mis minust kunagi saada võiks. Ja kool sai läbi ja ma lõpetasin tantsimise, kuna pidin tööle minema, ei korteriiri maksta. Ja mul ei olnud ikka mitte mingit pilti, mida ma elus teen. 12 aastat õppisin ja mis nüüd minust saab, ma ei teadnud. Ja mis see üldse kokkuvõttes nagu andis? Ja oligi see, et töötasin Eestis bensujaamas ja ühel hetkel nägin Facebookis pakkumist 10 kuuks Makedoonias. Mõtlesin, mis see on, lugesin ja mõtlesin, mis ikka juhtida saab, läksingi. Igal ühel on väga erinev asi, mis teda avab või kuidas asju avastab. Minul oli see Põhja-Makedoonias käimine. Peale seda ma teadsin, et inimestega töö ja noorsootöö mulle meeldivad ja neid ma tahan teha. Ja lisaks ma sain sealt hästi suure huvi ja julguse veel rohkem seigelda ja maailma avastada. See on meie 3. päev ja kuhu me selle 3 päevaga jõudnud oleme, võin korraks näidata. Selline taust on siin. Okei, mind oodatakse järgi. Aga see suund ongi see, kus me lähme. Ja sinna ülesse, kus on üks väike majake. See on siis Põhja-Euroopa kõige kõrgem mäetipp, mis on kõrval olevast mäest aina 3 meetrit kõrgem. Ja see mägi asub seal. Aga ma liigun nüüd edasi. Me teeme iga päev palju valikuid.
valikute tegemine algab hommikul, kas ärgata või veel magada, kas või 5 minutit ja 5 minutit hiljem jõuame kööki ja veel hulga valikuid. Nii ka päev, aga valida tuleb, et midagi saavutada, muidu ei saagi edasi liikuda. Ja see, kui me ei vali, me muidugi võime minna õnne peale välja, aga siis me juhime enda teekonda veel vähem. Meil ei ole siis kontrolli. Muidugi me võime ümbritseda end turvalise, hea keskkonnaga ja elada nagu mullipoiss mullis, aga mull võib minna katki, mis siis saab? Ühel päeval võib juhtuda niimoodi. Ja nüüd tuli teha minu valik, nähes, et ma nüüd vajan nii palju abi, kuhugi väga minna ei saa, sõpru on ka harvem, paljud on neist üldse ära kadunud. Ja aastatega nüüd nähes, mis on toimunud, tegelikult ma väga ei põegi, sellepärast kes on kadunud, vaid ma otsin lahendusi, kuidas leida ja kokku puutuda nendega, kes on alles. Ja mina siis valisingi selle, et liikuda parema enda poole. Aga vaatame asja positiivselt. Ma sain 1 kuuga koomas olles habeme, mida ma ei saanud 23 aastaga. See oli siuke väike, nagu mulle öeldi, beebilõug. Ja teistpidi, kui ma nüüd aastad olen mõelnud, siis tegelikult möödunud või mineviku peale ei ole mõte mõelda. Ei ole mõte nagu mõelda, mis muga juhtus ja kes seda tegi. Temale mõtlemine ainult raiskab minu aega, mida ma saaksin panustada taastumisele või elus edasi liikumisele. Ma olin koomas 1 kuu, peale seda 4 kuud haiglas ja peale haiglat hakkasin käima taastusravil ja seda ma olen nüüd 5 aastat käinud. Ja see aeg andis mulle palju võimalusi mõelda, kes ma olen olnud, kes ma nüüd olen ja kuhu ma tahan enda eluga liikuda. Taastumine ei ole olnud üldse kerge, sest esimesed pool aastat ma ei rääkinud üldse, mul on kõnevõimet. Ma sain kõigiga suhelda, aga niimoodi, et 1 võetus ja 2 võetust ei. See oli minu sisukas vestlus. Ja sellel ajal töötas ka minu 1 käsi rohkem kui teine. See väga ei taha toimida, aga nii juhtub. Näiteks kui keegi tuli minu voodi otsa, siis ma võtsin enda terve oma käega juustest kinni ja vaatasin ja nii sain olla osaks. Ja kui me endale eesmärke ei sea, siis meil on raske üldse kuhugi edasi liikuda. Taastumise alguses ma võtsin endale eesmärgiks ja kui ma siit välja saan, tahan reisida. Nende aastatega on olnud minu kõige pikem reis siia Tartu. See aasta ma olen teinud seda 5 korda ja iga kord ma kuidagi teen eneseületuse. Esimene kord tulin invaautoga, teine kord autoga, nüüd rongiga ja eile ma tulin üksi rongiga Tallinna, ise tegin rongivahetuse ja sõitsin Tartu ning ma täna ka esimest korda ööbisin üksinda.
ära läks. Aga ma ei tea, kas te saite aru, mis ma seal videos ütlesin, kuigi see ei olegi tähtis sellepärast, et nende videodega ma soovisin näidata seda positiivsust, mis mul on ja millega ma edasi liigun. Ja ma olen siis end ümbritsenud positiivsete ja jõuduandvate mõtetega. Alati ei ole olnud lihtne olla see positiivne, naeratav päikesepoiss, aga õnneks see, mida te näete väljas, ei pruugi olla sees. Ja just need mõtted ongi aidanud neist aukudest välja tulla, mis on vahest väga veidrad, rumalad naljad, aga kui sulle teeb see nalja, siis sa juba kütad end üles. Ja minu arvates unistuste täitmine on nagu söömine. Ehk kui sul on kõht tühi, siis sa ka sööd. Ja kui sul on unistus, mille poole eesmärkidega liikuda, siis sa ka neid väikeseid samme teed. See, millisena me ennast näeme ja mis me endast arvame, sõltub tegelikult ainult meist. Teised inimesed saavad meid suunata, aidata ja mõjutada, aga kokkuvõttes selle valiku teeme meie ja sellega elame meie. Minu päikseprillidel see väike lause on alati, mida ma olen endaga kaasas kandnud, kuna see on asi, mida ma tahan endas näha. Taastumise alguses ma ei julenud väga rääkida ajal, kui ma hakkasin juba häält tegema, sõnu moodustama, siis ma ikka mõtlesin alati, mida teised minust arvavad ja ma ei julenud nii-öelda avalikult rääkida. Ja see lause ongi see, mis ma tahan endas näha ja alati endale meelde tuletan. Jah, Hannes, ma jõudsin ka enda looga Ringvaate saatesse, kus ma saingi välja öelda, kui ma ei saa sama olla, siis saab alati parem olla. Ja koroona alguses Eesti Päevaleht tegi artikli, et nüüd inimesed saavad tunnetada piiranguid. Ja mina enda pildiga saingi esindada seda, et tegelikult piirangud ei ole meie elus uus asi. See on alati olnud, kellel rohkem, kellel vähem. Ja kogu see teekond ongi ehitatud unistamisele, unistamise täitmiseks, unistuste täitmiseks olen seonud eesmärgid, et väikeste sammudega liikuda. Ja sellest ei ole ikka piisanud. See kõik tuleb korrata ja veel korrata. Täna ma jõudsin siia ja ma plaanin seda veel ja veel korrata. Vaatame, kus see välja viib. Ja nüüd ma tahan teile näidata, et ma tegelikult ka üritan ja teen palju, et see toolist välja saada. Ma jalutan koeraga, kui ta tuleb.
see koer Muffin on minu üks eesmärk, mille ma olen saavutanud. Taastumise alguses ma otsustasin, et nüüd on aeg täitma hakata soove, mida ma enne õnnetust ei täitnud. Taastumise alguses mulle palju räägiti, kuidas mulle ei andnud elulootust. Hiljem väideti, et ei arvatud, et ma üldse voodist välja tulen. Ja siis ma otsustasin, et no nüüd on aeg hakata tegema asju, mida ei ole teinud. Ja ma olen alati endale koera tahtnud. Muidugi ma elasin enne ka korteris ja ma ei saanud koera võimaldada. Aga võimalustega ennast piirama ei pea, et unistusi täita. Tuleb leida võimalusi. Ja see koer Muffin sai enda nime selle tõttu, et mul tuli teda saades meelde lugu, mis ma tegin taastumise alguses. Mul oli alguses söömine ohtlik ja keelatud. Mul oli siuke beebitoit põhimõtteliselt. Tuli läbi torun siia makku. Aga kui mu sõber tuli külla, ma kirjadel valetasin talle, et ma võin süüa ja sõime koos muffineid. Kui arstid seda nägid, see paanika oli ikka mega suur ja see sõber on siiamaani mu peale pahane, aga muffinid olid täiega head. Ma ei olnud nagu eluaeg mitte midagi söönud. See oli see tunne. Teine asi, mis on mind taastumisteel väga palju saanud, enne õnnetust mul oli siuke soov või idee luua oma kohvik. Ma ei olnud sellega mitte kunagi tegelenud, aga nüüd, kui ma otsustasin hakata enda asjadega tegelema, koera sain ka, siis nagu kõik oli võimalik, teeme veel. Ja nii ma ei ole seda kohvikat veel luua loonud. Aga sellel teekonnal ma olen leidnud palju põhjuseid end täiendada. Selle kohviku sooviga ma olen hoidnud end alati ära nendest hetkedest, kui ma ei taha, ma ei viitsi, ma ei saa, vaid see on, kohvik, lähme suhtlemiskoolitusele. Ja niimoodi ma käisingi erinevaid asju läbi, et üldse peale avariid ennast üles ehitada. Jah, ma ei ole veel kõndima hakanud, aga ma usun, et ma olen selle vaimse poolega päris palju suutnud tööd teha. Ja see kohviku teekond, see viis mind õppima kogemusnõustajaks, kuna terve see aeg on olnud minu soov see hetkeolukord võtta ellu kaasa kui lisaväärtus. Aga kuidas ma seda jagan? Okei, olen kohvikus, olen ülemus, olen ratastoolis, mis ma veel teen. Aga selle teega ma jõudsingi kogemusnõustamiskoolituse infoni ja kui ma sinna koolitusele läksin, see on mulle andnud teadlikkuse ja julguse seda kõike jagada kõigiga. Ja nüüd ma nagu tean ka, et see võib olla kasulik ka, kui hästi läheb. Ja see kogemusnõustamiskoolituse järel ma sain julguse minna Ringvaate saatesse ja selle julgusega ma tulin täna ka siia. Enne räägiti meile nutisõltuvusest. Aitäh, ma nüüd tean, et ma ei ole nii väga sõltlane, ainult natukene. Aga ma tahan jagada, kuidas on see mind taastumisteel aidanud. Selleks oli siis sülearvuti ja mobiiltelefon.
ma olen saanud alati kõigiga olla kirjadel kontaktis. Jah, ma ei saa praegu palju liikuda, aga ma olen kõigiga saanud kontakti sealt. Ja ajal, kui ma üldse rääkida ei saanud, siis ma jälle sain kirjutada. Ja lisaks ma sain kõigega olla kursis, lugeda, õppida ja jälle ennast arendada. Ajal, kui ma juba moodustasin lauseid ja avastasin, et kui inimene mind näeb, ta mõistab minu juttu palju lihtsamalt. Siis ma hakkasin tegema videosid ja saatsin Messengeri kaudu videosid. See oli mulle endale ka eesmärgiks ja motivatsiooniks pingutada rohkem. Ja ma tänan enda perekonda, kes pani mind alati tanki, et kuhugi helistada. Kuule, räägi arstiga, kuule, räägi sellega. Ma võin alati esindama, aga see oli asi, mis motiveeris mind pingutama, oli üldse arusaadav. Ja kogu see nutiseadme maailm on mind toonud täna siia teie ette, sest mul on nüüd julgus rääkida. Ma nagu ei põe seda. Kui te ei saa aru, siis mina olen kõik öelnud, teie ei kuulnud. Aga palun võtke välja enda nutiseadmed ja minge Facebooki või Instagrami. Ja otsige mind üles. Sõbra lihtsalt ei pea lisama. Ma ausalt, ma arvan, et ma ei võta vastu, sest neid tuleb nii palju, aga te võite panna jälgi või follow. Ja palun vajutage nüüd minu pildi peale ja teile peaks tulema sinna minu tänane viimane slaid, millega ma enda esinemise lõpetan. Ma loodan, et see oli see. Väga hea. Aitäh. Aitäh, Marek. See oli väga inspireeriv, sul on väga armas ja moe huumorimeel, see teeb kadedaks. Ja mulle meeldib, ma nägin seal lõpus, sinu Instas oli ka umbes samasugune mõte. Minu arust omistakse venelastele, aga see on kihvt mõte, et kui ei saa, kuidas siis saab? Ma mõtlen, et ikka saab. Nii kaua kui hingad, saab ühel ja teisel moel. Aga suur aitäh, kas kellelgi on küsimus? Ma jõuame ühe küsimuse võtta, kui keegi tahab küsida, siis... Küsida võib julgelt, kuna terve minu taasumisaeg on kõik kartnud küsida. Äkki ma kuidagi solvan sind või midagi, aga küsige vabalt. Kui te küsi, siis teada ei saa. Üks küsimus, käsi on üleval. Kuulen ja kordan siin küsimuse. Mis teie kohviku nimi on ja kuhu see tuleb, sest ma tahaks sinna minna mingi hetk? Mis teie kohviku nimi on ja kuhu see tuleb, sest ma tahaks sinna minna? See on ametisaladus. Tegelikult ei ole kohta ega nime. See algas mul Haapsalust, kuna ma pidin sinna Põhja-Makedoonias pärit kokaga kohviku looma. Siis ta läks hoopis Türki, Makedoonia ja nüüd on ta Hollandis. Ja ma loobusin temaga koostööst, kuna ma ei tea, millal ta jälle ära läheb.
ja nime ma ei ole veel välja mõelnud. Ühesõnaga, see on kaval nipp sind silmas hoida sotsiaalmeedias, eks ole, et siis saate teada. Kogu aeg pead jälgima, ühel päeval ütleb, mis on nimi ja kuhu tuleb. Sa ütlesid, et sa oled nüüd 4 korda Tartusse reisinud. Mis sul see suurim soov? Kas ma sain õigesti aru, eks ole? 5 korda. 5 korda jeerum. Praegu valetasin. Mis sul siuke ultimaatne soov on, kuhu sa tahaksid reisida? Kas sa räägid praegu Eestist välja või Eestis sees? Ma arvan, unistame ikka kõrgelt, mis on Eesti. Eesti on ka väga tore koht, eks ole, aga kuhu sa tahaksid minna? No neid soove on palju, kuna 5 aastaga kõik sõbrad on mulle reisi eesmärke seadnud minuga ja nendeks on nüüd 12 riiki. Kuna Ringvaate saate ma ütlesin ka välja, et enne õnnetust ma olen käinud 12 riigis. Võib-olla üks võiks olla Makedoonia, kuna ma elasin seal aasta aega ja põnev oleks. Selge, Makedoonia. Aga Marek, veel kord suur aitäh sulle. Üks mõnus aplaus.